Maxima tuli eile välja ühe täiesti enneolematu kampaaniaga. Lavazza kohvijubade hind lasti alla, mis tähendab seda, et kilone kohvijubade pakk maksis kõigest 10,99. Suur oli aga paljude üllatus sellel hetkel, kui umbes 10 paiku hommikul poodi tuldi ja nähti, et riiulid on juba tühjad, täpselt nagu siin praegu minu kõrval. Kuidas selline asi üldse juhtuda saab ja miks selline asi juhtus? Me saime väga paljudelt klientidelt tagasi, et kohvi ei ole. Aga meie kampaaniad rakenduvad öösel, kui hakkab uus päev, läheb uus hind peale ja mis antud juhul juhtus, esiteks see kohvi kogus, mis me müüsime, oli meie jaoks väga ekstreemne. Kui muidu me räägime kampaania ajal paari tuhandest kilogrammist, või paarist tonnist, mis müüakse maha, siis tänase seisuga meil on üle 10 tonni on seda kohvi ära müüdud. Ja kõik laod, otseses mõttes kõik laod on tühjaks tehtud. Ega meil ka siin Haabersti poes juba mainiti, et 0-0 käis ja inimesed olid juba ostmas kohvi. Seega suurte poodide müsteerium sai lahenduse sellega, et rahvas läks unetundide arvelt ööpäevaringselt lahti olevatesse poodidesse kohvijoa jahile. Maxima Eesti tegi eile õhtul ka Facebooki postituse, kus teavitati rahvast, et vähem kui poole päevaga müüdi maha umbes 10 tonni kohvijube. Kommentaariumis läks lahti aga tõeline trall. Rahvas ei olnud rahul sellega, et ühestki poest kohvijube leida ei õnnestunud, ent silma jäid ka kommentaarid, kus toodi välja, et poetöötajatel polnud kampaaniast õrna aimugi. No vaadake, meil töötab 2900 inimest ettevõttes ja mõni inimene on puhkusel, mõni võib-olla tuli esimest päeva tööle. Aga fakt on see, et kõik kauplused teavad kampaaniast ja kõik vanemteenindajad, kõik teavad kampaaniast, sest kampaaniaga käivad kaasas kampaaniamaterjalid, hinnasildid ja kõik need tulevad automaatselt süsteemist. Nii et kindlasti jää see märkamata, küll aga võis see ka inimestes tekitada segadust, et kus see toode on, kus juba otsa sai ja nii edasi. Maxima enda postituse kommentaariumis on vihjatud ka sellele, et tegu polnud ausa kampaaniaga, kui poes oli näha, et riiulile mahubki kõigest 5-6 pakki. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tunnistab, et jaekettide kampaaniate puhul ei olegi kehtestatud ühtegi spetsiifilisemat reeglit kui see, et kõik peab tarbija suhtes olema aus, läbipaistev ja kindlasti mitte tarbijat eksitav. Küll aga on kauplejal kohustus ametile vajadusel tõestada, kuidas kampaania läbi viidi. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on riikliku järelevalve läbiviimise pädevus ebaausate kaubandustavade osas ja juhul, kui TTJA küsib kaupleja käest, et kuidas kampaania läbi viidi ning siis esitada selgitused ja esitada tõendid, siis kaupleja on kohustatud seda tegema. TTJA-le on eilse kampaaniaga seoses laekunud üks telefonikõne ameti infotelefonile. Pettunud rahvas mainis ka sotsiaalmeedias, et taolistel kampaaniatel peaks kehtima müügipiirang inimese kohta. Seadus seda konkreetselt ei reguleeri, vaid piirmäära kehtestamine on iga kaupleja oma vaba valik.